Tere tulemast vaatama Võru maakonna meistrivõistluseid discgolfis. Seekord siis 6. Mina olen Mihkel Lepist ja minu kõrval on Innar Raag. Ja, tere tulemast ka minu poolt. Nii, meil on esimene ring mängitud. Esimese ringi liidkaart siis tulemused ja mängijate ees. Sander juhib -7, Martti -5, Veiko ka -5 ja Toomas -4. Aga võib öelda, et siin teises kaardis ja kolmandas on tulemused ka suht sarnased, et võite ei pruugi siit kaardist tulla. Et alustame siis esimese rajaga, par 3, 91 meetrit, üks kubja uusi radasid siis nii-öelda. Et tagantkäe Aiser on kõige loogilisem joon korvini. Et viskama lähebki Sander Liiva. Nii tundub ideaalne drive. Õnnelik käpp sealt paremalt natukene, aga putil tundub küll olevat. Teisena Martti tuleb. No Martti vähemalt esindab Võrumaa discgolfi klubi, õige särk oli seljas. Ja tundub, et läheb sama käppi tabama, mis Sander, et tegelikult oleks ideaalis sealt nende puude eest õige minna muidugi. 4 meetri peal siis ei saa vist. Kolmandana siis Veiko Maidla. Veikol kätt on, Veiko maab zooniga üldse, 91 meetrit. Neljandana Toomas Ellule. Ja tundub, et natuke jäi kätte kinni. Ütleme, siit parri päästa on suht keeruline, kui esimesse paned. Jõudis kuskil 20 peale tundub. Et tegelikult siin Veiko puti tookski välja, et ma arvan, et kuni 30 meetrit, et Veiko ohustab seda korvi korralikult. Oi, mis asja nüüd jäi? Tundub, et siin on natuke liidkaardi pinge sees. Ja, Toomasest ei ole varasemad aastad liidkaardis olnud. See läks ka nüüd päris palju mööda. Sander ikkagi jõudnud putile. Tundub selle 20 meetrit putt. Viskab alla targalt. Mis see Veikol on, või Toomasel on siis poogiputt nüüd, või noh? Kui ma ei eksi, siis tabelpoogi. Äkki tabelis, aga Martti parriputt. Martti oli pirkaputt. Põrdiputt, vabandust. Jah, tundub, et Martti võttis kohe ühe liidrit tagasi ja et juba on pingeliseks mäng läinud. 2 visat siin ei ole väga suur vahe veel. Ja Toomas saigi sest topelt poogi. Ja Martti sai ühe järgi siis Sanderile. Nii, rada 2, par 3, 91 meetrit. Raja suke alguses 30 meetri peale Mando, kus peab vasakult mööda mängima ja siis läheb fairway suke sujuvalt paremale. Siin nagu päris puhas liin, kus droon lendas, on pigem suke tagantkäe üle minev, aga suke safe, kui tunned, et kardab Mando keksida, siis päris palju läheb forega. Ja nüüd Martil on natuke õnne vaja. See on hea, see on suke jah. Suke vise, kus lõpus peab natuke õnne olema, et seal puude vahelt läbi mahuks. Sander samuti eest käega. Jaa, mahtus. Ise kohustus ideaalne eestkäsi, jah. Eksis Mandoga vist, mulle tundus. Tundub, et terve liidkaard on otsustanud eest käe kasuks siin. Või väga hea visa. Jah, mahtus läbi. Veiko on nüüd drop zone'is, on palju mingi 50 või? Suke on umbes tagant käi. Umbes 45-50, jah. Aga küllaltki lihtne lähenemine tagant käega tegelikult. Natuke pikaks, aga ilusti ringis. Siis on siis Martti põrdiputt. Kuskil puude vahelt ilmselt, jah. Aga polnud paha üritus. Jah, Sander kinnitas seda. Veiko pani ikka mingi 7-8 pikaks seal lähenemise.
ja Toomas parandab kohe eelmise raja Pougi natuke paremaks. Sandrile ka pördi ja Marti tõstab siis ilmselt sissesid parri. No, 2 meest on teistest natuke eest ära. Sanderile -8, Martil -6, Veiko Toomas -3 peal. Rada 3, par 4, 151 meetrit. Ka üks uutest muudatustest Kubjal. Et kui varem oli selline väga lihtne par 4, mis sai eaglit mängida, siis pigem esimene avadrive on selline placement shot, et teine vise oleks siuke 50-60 meetrit. Et pigem siis tagant ka üleminev lähenemine. Ja kui suke hea fore on, suke 100 meetrit võib-olla natuke peale, siis suke fore annukas või on see avadrive'iks ideaalne? Nagu Sander näitab, aga natuke madal vist. Madal vise, jah. Ja sealt ütleme, et mängib ära juba tegelikult, pördi. Ma arvan, et Toomas muidugi ei tahtnud, et see üle selle oksa läheks. Lahja ketta, sest jah, see vasakul on niisugune org, et ei ole kõige lihtsam edasi mängida. See oli esimene kord, kui ma nägin, et Marti siin rajal eksis muidugi. Tal on see midari placement on päris selge siin, jah. Veiko pool peab metsa lihtsalt otsa, on ka variant. Ja isegi täitsa normaalne koht Martil. Keerab kriips üle selle kätte. Muidugi praegu peaks võib-olla sellega välja tooma, et see aasta pidasime meistrivõistlusid augustis. Et üks esimesi kordi, kui me saame lühikeste riietega vist mängida neid meistrivõistlusi. Ja varasemalt on nad siuke sügisel päris kehvad ilmadega. Ja Sandri teine vise. Ja 15 ikka, ei mahtnud päris hästi läbi. See on üldiselt selline koht, kuhu kõik need fored kokku korjatakse sinna 15 meetri puti peale. See läheneb pigem mõne võib-olla üleminev tagur või siis käiselt skipiga eest. No Veiko tundus, et jättis endale sellise 12 meetrise puti. Toomas rändab ikka siin kuskil võpsis. Jätab 10, 11, 12 endale puttuda. Ja tean, ei ole kõige lihtsam koht. Sander vist putib pöördit siit. Kuidagi palju mähkimist on esimese 3 rajaga liitkardil. Üllatavalt, jah. Veiko on ikka päris kauge. Võib-olla nüüd neid muudatusi arvestades, siis tegelikult see raja esimene pool nüüd ongi pigem lihtsam kui tagumine pool. Võib-olla tõesti, jah. Varem oli küll see tagumine pool lihtsam, aga kuidagi väga rabe mäng on. Sander Veiko vist said pöördid ja Marti Toomas paugid. Sander Veiko parrid. Marti ja Toomas siis korjasid siit paugid ja nii, 4. rada, par 3, ainult 54 meetrit, aga raja keskel on triple mando. Küllalt kitsas. Ja korm on niisuguse kallaku peal, et puttida 10-meetrised ja kaugemad putte on suht tootlik. Väga tihti läheb kätes rollima ja lõpetad seal veel võib-olla 15 peal alles. Mart, see on üks selliseid radu, kas sa võtad siit põrdi või sa võtad tabelpaugi pigem? Ja see on jah, drop-zone'ist on suht raske ära panna. Drop-zone'ist pigem, ma arvan, et 80% on sealt, et sa näed oma ketast minema rollimas korvi juurest. Sander saab väga ilusti läbi. Ui, väga lähedalt. Korvi alt läbi. Väga huvitav on jälgida seda catchcam'i positsiooni muidugi siin rajal. Mulle meeldib see play.
natuke pikaks, aga sinna paremale puudesse. Saab mingi puukik. Tuli tagasi, jah. Ütlekski, et pigem see fore ongi siin safe play. Et kui läbi ära saada, oled üldiselt juba rahul, et Toomas samuti eest käega. Õnnelik puu. Skipiga. Ja õige play. Ja 3-st on täitsa pöördipõtul ringis ilmselt. Et nüüd ongi näha, kui raske tegelikult Toomas on siin alla mängida seda. Lähebki. Jäi seismaka õnneks. No jättis endale sellise 6-7 meetrise puti muidugi veel, aga nii, Marti pöördi, putt. Väga hästi. Sander suht samast kohast ja Veiko Ketasust on ka seal samas kõrval. ei tea, kas need mehed leppisid dialal midagi kokku. Jah, 3-st... ei, Marti mängis taguriga. Ei on teha fora. 3-st 3 pöördid. Tundub, et peab isegi sinna Ketast asetama hakkama. Toomas korjab siit õnnetu paugi. Toomas on natuke muidugi maha jäänud siin Sandrist ja Martist ka võib-olla. Rada 5, 72 meetrit. Julgen väita, et see on Kube jaoks kõige lihtsamaid radu. Kindlasti soosib tugevalt eest kätt. Ja seda tagantkäega paremakäelisel on ikkagi väga raske sinna korvi alla mängida. Nii, ja Sander teebki lahti. Ideaalne. Oi, väga hea ise. Aiseris kõrgele. Sealt paremalt tegelikult ei ole kõige lihtsam alla mängida, kus Martil nüüd keda sai. Oi, mingi õnnetu lauajupi otsa. Jah, siit on näha, et Martil on selline tagantkäe üle minev sinna korvini. No see mees oskab neid. Aga jah. No Veiko oleks selline 35-ne väike hüperputt ei ole mingi probleem. Julge rand seal tegelikult selles üks kuusk, mis seal vasakul on sinna taha, mingi 6-7 meetri pealt sealt tagant on suht keeruline puttida. Praegu tundsid jäigi sinna suht. Ja õnneks oli ruumi küll. Sandre pöördipott, 5 meetrit. Võiks ära panna. Kindlalt. Parri üks pöördi. Sander on nüüd sükse väikse 4-viskelise edu saanud Marti ees sisse. Nii, rada 6, par 5, 203 meetrit. Vana hea Kubea 12, vana layout'i järgi. Otse tunnel lihtsalt, aga nüüd oleme korvidest suke 20-30 meetrit kaugemale ja natukene paremale. Võib-olla par 5 isegi mängib natuke lihtsamalt, sest par on suurem, aga... Sõral üldiselt on see võimalus, et sa võid põhimõtteliselt ühe viske ebaõnnestuda, aga see ei tohiks olla avavise. Et üldiselt see par on pigem lihtsam kindlasti mängida need välja. Ja ideaalis esimese viske tahaks sinna üle esimese teeni välja saada, see on palju 90 meetrit umbes äkki. Umbes võib olla, jah.
no Sanderil oli õnne. Aga eks siin peab ka olema. See on selline tiiala, kus astud peale ja hingad 3 korda sügavalt sisse ja see on see Pro Cap muidugi. Jah, sealt paremalt läbi. Skipiga tundus, et tuli veel sinna suht tee äärde ka. Õnneks Toomasel on tee peal, et kannatab veel parri mängida küll, äkki isegi pöördid. Veikal on nüüd pigem väga raske koht. Aga sai mingi distantsi kätte vähemalt. Jah. Oi. See oli küll paha. Võt nüüd läheb natuke parri juba keeruliseks. Mis kikk tagasi ka veel. No siit enam parri mängib. On siin rahal täpselt sellised visked, mida ei tahaks kunagi näha, aga ma arvan, et me kõik oleme olnud samas olukorras, nii et... Ja Mart seda üldse aja kohas, aga on ruumi küll. Seda viset see mees oskab. Jaa, ei tea, sealt palju mingi 30 marja minna umbes Martile. Umbes, jah. Et see, kus Sander on, siin peaks tegelikult olema paar eestkäe käppi, sellist suuremat, mis jõuavad korvi poole. Sander mängib jäselt vasakult tihti peale üldse. Kui ta siia avatraivi siia vasakule maandub, siis ta lähebki läbi metsa. Fairway muidugi meil Sanderist kuskil 15-20 meetrit paremal, ma arvan. Mart Veikol on siit kuskil mingi 70 korvini umbes. Umbes, jah. Sellest Toomase viies ise, kui ma eks. Ei mahtunud. Pole vist siia mõni kaameras veel korvi näinud. Sander on peaaegu pin high siin isegi, ma arvan. Natuke lühike, aga mingi 40 äkki korvini, 50. Isegi rohkem oli. Kaugemal, jah. Siin on poistel nagu mingi lumepalli efekt käimus juba. Marti võiks nüüd ühe jääviskaga panna. Siin teised kõik käkivad. Jaa, ilusti. Toomasel ei keri küll kuidagi serrada. Sanderist kikutas pöördiputile. Krips madal, aga tema jaoks par täitsa sobib. Ma ausalt öeldes ei oskagi öelda, mis numbriga Toomas praegu maha tuli. Siin tuli ikka mingisugune 7 või 8, mulle tundub, jah. Ja nüüd Marti võiks olema pördiputil vist ainsana. Jaa. No, sukseid ei tohiks eksida. Veiko sai veel hullema, Veiko sai 8, Toomas 7. Sander Marti tuli parriga maha.
ja nüüd on vahed ikka päris suureks läinud, jah. Sander on 4-ga Martist ees ja seal... Ma arvan, et praegusel hetkel vist on liitkard juba chesskardist päris oostatud. Ja, kindlasti, jah. Nii, aga rada 7, par 3, 87 meetrit, tagantkäe Haiser. Põhimõtteliselt kuskil 70 meetri peal tuleb nii-öelda tunnelit tabada, et korvini jõuda. Ma arvan, et see on üks lihtsamaid statistiliselt, kui mitte kõige lihtsam. Tahaks selle ära mainida eelmiselt rajalt, par 5-lt võeti üks hiigel. Sander Runtal, palju õnne! Nii, kui skipi saab on hea. Väga hästi. Ja, et meil kevadel olid nüüd siin Kubja metsades olid raietööd, et see mõnigi rada on palju lihtsamaks muutunud tegelikult. Et kui siin korvi ees oli ka üks suur mänd, siis seda enam ei ole siin. Marti jõudis ka kuskil 10 peale, mulle tundus. Väga hästi. Toomasel oli vaja küll seda õnnestumist. Veiko tundub, mängib siin enamus rajad selle zooniga ära. Väga hästi Veiko poolt. Toomas on natuke lähemalt. Ka pöördipõtt. Kai Martinit tegi pöördipõttest nüüd ära paugi. Ja, liider paneb päris hea tempoga sinna. 2 iset veel enda kõige lähema jäid lälitades ka. Ja Sander siiamaani on väga enesekindlalt mänginud seda. 6 viskeline edu siin on ikka juba päris korralik. Nii, rada 8, par 3, 94 meetrit. See alguse suke tunnel, mida tabama peab, on küllalt kitsas, paar meetrit lai ainult. Ja korv peab siit fairwaylt natukene paremale poole. Ühesõnaga, millega ise ennast kindlamalt tunnet tunnelit tabamisel seda viska. Nii eestkät tagantkätt väga vahet ei ole. Samuti jälle üks rada, mis oli üks kõige lihtsamaid Kubjal, kui mitte kõige lihtsam. Ja ilmselt küll, jah. Ja muutsime pikemaks ja... Nüüd on päris keeruline. Nüüd tagantkäega tundus talle ei meeldi väga see vise, aga Mahatus läbi võiks õnnelik olla selle üle. Jaa, väga üsa. See on pigem juba selline rada, mis on nagu boonuspördi jälle. Pigem küll, jah. Kuigi ma natuke imestan, et keegi siin eest käega ei lähe. Äkki Veiko läheb veel vaatama. Toomaselt ka super vise. Toomaselt väga hea vise. Veiko läheb ka tagantkäega ikka. Mängisin esimene ring Veikoga koos, Veiko viskas siin selle sama kettaga posti õhust. Nüüd sai ka posti, aga mitte seda posti, mida ta ilmselt sihtis. Marti oma legendaarse ballista prooga. See on tavaline ballista minu arust. Tavaline? Tavaline, jah. Et siit juba on natuke raske päästa seda parri. Vist ei jõudnud päris mingi kikki, jah. Vaata, mis Marti välja mõtleb. Ja õnneks tagant ka lähenemine oli väga. Veiko pikk parripõtt mööda ja Sander nüüd pöördiputil jälle.
läheb natuke madalaks. Pulsa ja pöördi siit rajalt on ikka päris magus. Nii, Martti Veiko vist tõstsid Pougi sisse. Sander Parr, Toomas Parkis. Ja vahe on ikka juba 7 viset. Iga raha ja korja pärast vähe juurde endal. Nii, rada 9, par 3, 86 meetrit. Nüüd drooniga lendame sellest keskmisest käpist läbi, mis oli aastaid põhimõtteliselt ainuke teekorvini. Et nüüd tegelikult, kui peale seda raiet Kubja metsa all, nüüd ma arvan, et enamus mängijad mängivad seda paremaga haiserit, tagantkä haiserit. See kaardi pealt ei ole küll näha, aga tegelikult on ka eestkäsuga haiser vasakult poolt täitsa mängitav joon. Üldiselt jah, see tagantkä haiser on ilmselt nagu kõige loomulikum ise nendele mängijatele. Aga lõpus on ikkagi õnne vaja. Jah, see on muidugi joone, kus tal õnne vaja. Toomas läheb muidugi liik kitsalt nüüd. Sealt ei andki väga varianti. Tundub, et Sander läheb keskmist käppi ründama. Ütles hästi ära, mingi keskmaa on küll käes, aga... Ikka haiser. Ikka haiser, jah. Natuke veel laiemalt minu arust peab minu mõist. Kaamerapilt või mõned pettis. Ehk oma kollase zooni keele. Ideaalne. Tundub kui hea laivise. Ja ikka ei mahtunud. No, Toomas läheneb õnneks ära. Ei tea, kas läks kalla viskama. See mees tavaliselt läheb proovima sihukest kauged. Sander on kuskil natuke ringist väljas vist. Ai, 10 peale umbes. Väga hea pördi Veiko poolt. See on muidugi suke rada, kus pigem tahaks seda pöördit, see ei ole väga raske. Eriti seal uue Kubja layout'i juures ikkagi pigem üks lihtsamad. Et võib-olla korvi peal need rajanumbrid muidugi natuke eksitavad praegu veel. Jah, korve või ütleme neid korvid ja neid kleepse pole veel jõudnud ümber vahetada. Veiko pördi ja siis 3 ülejäänud meest saavad parrid. Sander praegu ikkagi väga kindlalt juhi rollis. Ja pool on mängitud, pool veel. 7 viset, 9 korvi. Võib ennast päris kindlalt tunda. Nii, rada 10, par 4, 182 meetrit. Kui siin vanasti mängiti mööda seda teed, kus droon praegu lendab ja mis on ka kaardi pealt näha, siis nüüd peale seda raiet on siin paremal see metsaalune on päris õre. Pigem mängitakse ennast ja esimene vise võimalikult lihtsalt kaugele paremale poole. Ja siis jääb süke olenevalt eest käe tagant käe mingisugune lähenemine. Korvel natuke kaugemale ka tõstnud varasema layoutiga võrreldes kännu otsa. Veiko vahetas zooni välja. 180 vist võib-olla jääb natuke pikaks zooni jaoks. Aga no see on ideaalne vise. Sealt jääb kuskil 75 meetrit pigem otsevise korvile. Ja nüüd sealt tee ääres, sealt on pigem päris raske. See ka feidib sinna tee peale.
Sander tahtis ilmselt natuke rohkem flipisid kättest välja saada. Ja sealt tee pealt nüüd alla mängida on küllalt keeruline. Ja. No Marti ilmselt tuleb samuti tee peale. Pärast ei ole mingi tagantkäi on siin, tundub. Vist natuke lühike vasakule, jah. Pikal putil. Sander tundub, et läheb seda koridori eestkäivoont mängima. Täpselt seal kuuse taha. No Veikol oli super koht. Oi, ideaalne Veiko koht. Paraga seal ilus avadreivi. Nii, Marti kuskil 20 pealt. Või isegi natuke rohkem. Ja ei olnud halb üritus. See on mingi 10 umbes. Natuke vähem, ei 10 umbes. Aga väga ebamugav putt oli. Veiko tõstab siit lihtsa põrdi sisse. 2 tükki järjest. Veiko nüüd siin ohustab Martit. Hoopis siin teise, no ei oska praegu öelda, kas teise koha peale või seal chase kaardis olid vahed väiksed. Nii, rada 11, par 3, 106 meetrit. Kitsas tunneli üse. Et üldiselt kõige lihtsam parkida ilmselt on see ülemineva diskiga, mis lõpus pisut feedib. Ja siin on muidugi siuke rada, kus on natuke anna vaja. Huvitav, kas me kellegi poolt eest kätt ka näeme siin? Ei tea, jah. See muidugi, kui jõuad midariga 106 otsa panna, siis on siukene vaba maa. No Veiko läheb liiga vasakult. Sealt võib kuskil 40 minna, ma arvan. Joon oli hea, aga natuke liiga alastapealne kätes, peaks lõpus tagasi ennast võitlema, siis jõuab täitsa putile. Ja, ei ole kõige lihtsam koht. Huvitav joon muidugi, aga jõudis putile täitsa välja. Martil on natuke tegemist siin. Pigem oli päris raske koht ka. Rahulik 40, 35-40 meetrit samput. Sander kuskil 20 pealt umbes. Mart võiks joeks üks pika äraga panna kunagi lõpuks. Ei. Marti üldiselt on ikka selline mees, kes ühe pika puti ikka ringi pealt paneb ära. Toomas proovis puupõrkast panna, aga ei õnnestunud, aga. Kolm parri, üks paugi.
ja Mart ja Veiko ongi nüüd viigis -3 peal. Sander siuke lihtne 8 ette tuua. Rada 12 siis nüüd par 3, 83 meetrit. Üks nendest radadest, mis jäi meil muutmata. Päris kitsas siuke tunnel, kui otse lähed. Kõgevamad foremennad panevad sealt vasakult, aga see on natuke siukest õnne vaja, nagu meil siin kui peal ikka. Veiko näitabki kohe seda Eesti Aiserit. Jah, kui kätt on, siis... Väga hea visa. Kui nüüd seisma käi muidugi see kätas sinna. Jõudis pikale putele, 15 peale kuskil. Madal. Mulle isegi tundus täitsa okk. Vana hea M4. No, ringi ääres. Ei saa aru, kus Toomas läheb puude vahelt. Läks puude vahelt. Aga julge ise. Tundub, et Sander paneb ka lõpuks ühe ikka pika puti kere. Ja talle see ikka paar sobib praegu. No, Veiko sai natuke ebaõnnetu rolli, aga... Kindlalt. Tundub, et mees on käima saanud ennast. Kaamera on äärmunist üle läinud ja mängib täitsa hästi. Sander mul küll trügib vahele, Martil jääks kaugemal. Ja Veiko selle pöördiga ongi nüüd Martist mööda saanud. Nii, rada 13, par 3, 88 meetrit. Võtsime ühe kubja kõige lihtsama raja. Tegime natuke raskemaks, et millest me just mööda lendasime. Lallava esine plats nii-öelda mängib safe-alana, aga vasakpoolsed trepid on OB. Sellest korvist vasakul on tegelikult oja, mis mängib OB-na. Et küllaltki lihtne on tagant ka Aiseriga muidugi sinna oia otsa maanduda, et... See esimene suur roheline post on muidugi Mando ka, kus tuleb paremalt mängima. Ka ohutuse mõttes tehtud, et sealt forega üle selle tribüüni tee mindaks. Tundubki muidugi, et Veiko leidis selle oja üles, aga... Vaatame, kuidas Toomas saab parandada asja. Otsekümp ja väga seal kõige hullem, see on pördipõttel ikkagi. See on safe vasakul pool oja. Ilmselt. See on muuda augu... lühike ka veel. Sander nüüd siin ennast pinkide vahele ära parkinud. Tark viskab lihtsalt alla. Ja Veiko on päris põnev putt. Vabandust Toomasel. Ei tea, kas Veiko oli safe või? Ära ta putib. See oli kui nüüd siuke rumalik loakas eksimus.
tegelikult mängis 13. rada kõige lihtsamalt. 22 birdit ja raja keskmine 2,8. Veiko oli ikkagi safe, põõsas seal ilmselt võttis nii palju kinni. Järjekordne birdi ja päris hästi käima saanud ennast. Nii, rada 14, par 305 meetrit. Korvi oleme jälle natukene kaugemale tõstnud. Õige joon ongi siuke, ilmselt sealt nüüd, kus droon lendab paremalt poolt seda puude gruppi, on siukene võib-olla lihtsam tagant ka selline natukene ülemine, mis lõpus tagasi feidib. Küllalt raske birdi, 105 natuke ülesmägega, tahab keskmisest tugevamat viset võib-olla. Ikka panin mingi 5 meetrit veervist mööda. No Marti saab nüüd veervele esimesena pihta, aga natuke liiga madal vise. Aga jõuab siuke kuskil 20 peale. See on see õige joon minu arvates. Lihtsalt kriips kõrgema. Kolmkümmend 35. Oi. Lihtne par. Millegi pärast on iga aasta keegi siin real paneb ühe pika putere. Jah, eelmine aasta Mart pani forega kuskil 60 pealt. Enne seda oli Marti vist. Ja Marti pani kuskil kaugelt, jah, see ikka juhtub. Aga mitte sellel aastal. Ja et see aasta tegelikult küllaltki vähe mängijad meie maakonna meistrivõistlustele, et kokku 35 mängijat. Varasemalt on isegi 60 vist meil olnud üks aasta. Jah. Kõigile parrid ja Sander jätkab ikka kindla liidrina, -11, Veiko -5, Marti -3 ja Toomas on nüüd selle esimese ajaringi ennal plussi mänginud. +1. Nii, 15. rada, par 3, 86 meetrit kõrgendatud korviga. Et Saarerajas tegime lihtsama par 3, aga selles mõttes, et väga raske on siin parkida seda rada. Üldse sinna 10 meetri joone peale minna. Sest tegelikult tagantkäega nõuab üleminevat viset. Selline natuke keskmiselt võib-olla stabiilsema kätt, aga siuke tagantkäe Anheuser. Veiko oleb muidugi siit kitsast käpist fore. Mis on ka täitsa play, kui oskad. Väga hästi lõpetab 6-7 meetri peal. Sander läheb nüüd seda üleminevat joont mängima. Natuke kitsalt, aga mahtus läbi. Tundub päris hea. Lühikeseks lihtsalt taga ringis. Ja kõik päris head drive'id. Ma ei tea, Sander viskab alla selle. Tal ei ole väga mõtet vist ründa minna. Kuigi vahe on nii suur, et... No, teised mehed kindlasti lähevad proovima siin. Jõud oli kättes küll veel. Hea putt Marti poolt. See on siuke päris hea pöördi, mida saada. Ei ole üldsegi lihtne. Hea putt ka Veiko poolt. Palju Veiko nüüd tervest saanud on? Ei, ta vahepeal võitis barri, aga... 3 on küll. Kas võib 5-4 olla? Jaa, ilmselt võitis barri, aga 5-4 võib olla küll, jah.
Veiko Marti pöördid, Sandri Toomas parrid. Üldiselt 2 alla selle raja pealt on enam-vähem okei tulemus. Ma arvan, et see on isegi keskmisest parem. Nii rada 16, par 3, 75 meetrit. Et kui vanasti oli 10 meetrit lähemal see korv, siis oli kindlasti kubega lihtsam rada, nüüd natuke kaugemal korva suhtes serva peal pikaks paned, siis tihti peale saad rolli siin alla hoia, mis mängib Kobeno. Pigem selline eestkäe keskmaa putteri, suke haiser või flat vise, aga osavad mehed saavad ka tagant käe ülemenevat mängida. Natuke liiga vasakule. Ja Marti läheb ka siin tagant käega. Väga hea visa. Ei tea, kas nüüd jäi sinna püsima, aga oli hästi näha seda järsakut seal korvi taga. See tundub jah. See tundub ideaalne. Jah. Kuskil 5 meetri peal, ma arvan. Tundub samuti hea kuidagi. Jah, ja skipp ülesse. Hea kerus lähenema. Õnneks Marti läi isegi see poole kallaku peale. Ja puutib ära ka. Toomas ka pöördiputul. Hästi. Kindel. Väga hästi mängitud rada. Muidugi sealt ülevalt serva pealt hüppelt putiga siin alla saada on ikka päris keeruline. Nii Veiko ja Marti vahel on siis üks ise. Nende vahel läheb veel see täitsa mänguks. Nii, rada 17, saare rada, orurada. 84 meetrit, par 3 avaviskega peab jõudma üle selle oru saare peale. See saar ümber korvi on siuke ovaalne kuskil 15 meetrit. Ta on küllalt suur, jah. Ja kui avaviskega saarele ei saa, siis on drop zone. Kuskil 15 peal äkki. Kuskil 15, jah. See tiiala avaviske teeb keeruliseks üks puu, mis siin kohe ees paistab. Marti proovib siis seda ükst üleminevat, mis on suke puhas liin, nii öelda. Aga no muidugi Marti natuke vedas selleks puude vahelt. Aga saab ka eestkäe haiseriga või sealt paremalt poolt seda keskmist puud eestkäe haiseriga. Ja, et võib-olla see eestkäe haiser ongi selline safe play, kui parkima ei taha minna. Jah, päris nagu korvi all on raske visata selle eestkäe haiseriga. Või kas see oli nüüd Sanderi esimene viga siin ringi jooksul? Jah, vist ei jõudnud selle kikiga saarele ka tundus. Toomas natuke madal visa, aga jõudis see saare peal, jah. Veiko nüüd läheb see kitsamad käppu just. Ei, haiseriga, jah. Jah, see ongi see, ka lähemale haiseriga on suht raske jõuda, siis pead juba läbi puude tulema. Ja Sander on kui nüüd drop-zooni jõudnud. Selle on kuskil 15 meetrit natuke üles mäkke putt. Küllaltki safe runnida. Ja esimene pauge vist Sandri poolt see ring. Ei tule ette küll, et kuskilt mujalt oleks saanud. Oi, väga hea putt. Martil ka pöördiputt. No. Veikalt ilus putt. Jah, tundub, et Veiko on ikka väga tugeva lõpu teinud siin praegu, et... Ei tea, kas alguses oli kaamera närv või see oli liiga tummise lõuna söönud, et ei saanud ennast käima. Jah, üks rada minna tundub, et... No võitas siin ei ole väga kahtlust, jah. Nii palju öelda, et chase-kaardist keegi ka samaväärset tulemust ei mängi. Aga Veikol oli -7, Martil -5, siin teise, kolmanda, neljanda koha peale on mängu küll. Rada 18, par 3, 97 meetrit.
OB on niisugune asfalttee, seal paremat kätt, pigem ka tagantkäe Haiser on kõige nii-öelda safe in play. Saab ka sealt täitsa otse, Toomas läheb küll täitsa otse vist, mulle tundub. Saab ka otse, aga see on niisugune küllalt kitsas käpp ülesmägega. See kõrgus, tuleb seifi tagasi ikka. 20-25 korvist paremal. Veiko läheb nüüd ilmselt Haiseriga. Natuke kitsas, sealt võiks ikka ümber selle posti minna. Kui ma ei eksi, siis enne Veiko ja Marti viset oli vist ümbermängimise võimalus kõigile. Võis olla küll. Sander läheb ka otsa. Liiga üle läheb see kütast. Kellalt keeruline lähenemine. 20 minna vähemalt. Kui ma ei eksi, sellel hetkel Indrek Penk on -6 peal lõpetanud ringi. Teise koha peale, jah? Teise koha peale, jah. Sander viskab ilusti alla ja sellega on meistritiitel käes. Martin nüüd pikk pöördevõtt ära paneb, saab ka ümber mängima. Kriips kõrgemat oli vaja. Toomas tõstab enda pari sisse. Ja meistri lastakse viimasena ketast sisse tõsta. Ei, väga kindlalt mängis 2 hästi sükast stabiilset ringi ja ega väga siin teistel varianti ei olnudki. Jah, liitkardi tulemused ees, Sander Liiva 11 alla. Tegelikult 2 väga soliidset ringi, väga stabiilsed ringid. Ja nüüd teise koha peal ongi Veiko ja Chess-kaardist Indrek Viigis -6, Marti -5, Mihkelepst -3 ja Toomas halva ringi algusega ikkagi lõpuks jäi 6. -1. Teeme ära Veiko ja Indreku ümbermängimise, alustame siis rajalt number 1 jälle ja esimese eksimuseni mängime. Veiko alustab ja on ideaalne vise. Tundub, et Veiko jätkab enda. Sony Haiserid läheb hästi. Hoog on sees mehel. Indrek ka keskmaaga mulle tundub. Natuke laiemalt, läbi puude sealt, aga no veel lähemale. Jah, esimese raega mehel ei taha midagi ära otsustada. Siis rada 2 ja vist ilmselt alustab Indrek. Päris napilt, liiga vasakult. Aga jõudis isegi täitsa mingi 15 meetri põttele, mulle tundub. Vaatame, kas Veiko nüüd ümbermängimisel suudab parandada seda viset. Jah. Mulle tundub väga põnne olema. Päris ei mahtunud, aga ringi servas. Küllalt keeruline putt tundus ikkagi. Spike Haiser. No Veiko on nüüd teise koha putt 7 meetri pealt. Lati alla, aga... Tubli. Veiko Mailu teine koht, Indrek Penk 3. koht. Ja Veiko siin alguses puting natuke väristas, aga pärast sai ennast ikka väga-väga hästi käima. Jah, selle aasta esikolmiks siis Sander Liiva, Veiko Maidla, Indrek Penk. Ja ühtlasi sooviks tänada kõiki sponsoreid, Diskport, Magasin, Korni, Võrumaa Spordiliit, Coop Võru ja Võru Discgolfi-klubi. Muidugi, kes meil kaameratöö aastaid juba on ära teinud, Pait Petai. Aitäh! Aitäh! Aga aitäh teile vaatamast ja loodame, et järgmine aasta kohtume.